No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi. Märkamatult on kätte jõudnud episood number 16 vlog ja ühtlasi on märkamatult kätte jõudnud ka aasta 2018. Loodan, et kõigil läks aastavahetus ja jõuluperiood rõõmsasti, toredasti, ägedasti. Kinke oli piisavalt, nalja, nabani ning loomulikult siis sööki ja jooki ja kõike muud. Minu aastavahetus oli igati vinge, jõulud samuti. Nagu ikka, uude aastasse sai enam-vähem nagu pallike veeretud, sest et seda sööki oli üksjagu, mida pidi sisse ajama. Aga see on parem kui olla näljas, nii et jah, võib lugeda aastavahetuse ja jõulud täitsa õnnestunuks. Tänane vlog on natukene teistmoodi kui tavalised vlogid. Teeme ta täna veidi sellise podcasti stiilis võib-olla või nii edasi, et nagu me enamus teame, siis 2017 lõppes üpriski tormiliste tuultega, lendas seda jama igalt poolt sisse ja selle valguses siis ma mõtlesin, et ma teen selle uue aasta avalaksu vlogi siis natuke teistmoodi ja jätame sel korral ära siis sellised tavalised asjad nagu siin vedelikud ja me seekord ei räägi ka siis ühestki veebiseadmest. Nii et kes ainult sellepärast seda vaatab, siis peate järgmist osa või siis järgmist videot ootama. Et jätame pudipadi seekord kõrvale ja räägime siis peamiselt sellest, mis toimus, mis hetkel toimub ja mis on tulemas. Räägime natuke rohkem veebi olevikust ja tulevikust ning mõnest üksikust asjast ka siis, mis juba on minevik. Aga mis seal ikka, liigume siis edasi uudistega kohe ja räägime siis sellest, mis siin hiljuti toimus, nagu siis enamus on kursis, aga ilmselt on ka neid, kes ei ole sellega veel kursis, et tuli siis uus seadus, mille vastu me sõdisime pikalt ja laialt, kogusime allkirju, tegime 100 muud asja ja lõppes see siis sellega, et see seadus ikkagi võeti vastu praktiliselt muutmata kujul. Jutt siis käib loomulikult sellest seadusest, mis keelab ära tulevikus kõik maitsed e-vedelikes, mis on siis tehase poolt toodetud valmis vedelikud. Lubatud on siis ainult tubaka maitse ja pannakse kinni või kellatakse ära siis e-poed, ehk siis e-poe kaudu ei saa enam veibitooteid osta. Ja palju muud huvitavat põnevat, seal tooted lähevad leti alla, ehk siis avalikult ei tohi neid kuskil promoda, ehk siis suitsetajal ei tekigi võimalust näha neid tooteid, mis on üldse saadaval, et mis on alternatiiv suitsetamisele välja arvatud, siis juba eelnevalt lobitöö läbi teinud seal nätsud ja plaasterid ja mis iganes. Et jah, veip ühesõnaga kaob silme alt ära kõigil, et välja arvatud siis ainult selleks spetsialiseerunud selleks spetsialiseerunud poodides, füüsilistes poodides on seda kraami ikka jätkuvalt võimalik näha, katsuda ja nii edasi, aga sellega on jah see probleem, et kui ütleme e-vedelike tegelikult müük on üks väga suur lõviosa ühe veibipoe käibest igakuiselt ja läbi aasta, siis kui sa saad ainult tubakavedeliku müüa, siis see lõviosa kasumit kaob ära. Tekib see vaakumi koht, et see küsimus, et milline pood suudab ainult tubakavedelikke müües üldse elus püsida. Et paljud veipijad ei tõmba tubaka maitselisi vedelikke, neile väga need ei meeldi ja see on võib-olla väike osa nagu suuremast turust. Aga see selleks, sellel me pikalt heietama ei jää, sellepärast, et see on teema, et seda võib igat pidi lahata. Mis siis nagu tegelikult toimumas on? See seadus siis võeti vastu. See hakkab nüüd kehtima siis 2019 juulikuu, kui ma nüüd õieti mäletan, juuni või juuli. Põhimõtteliselt ei ole vahet üks kuu sinna tänna, et ühesõnaga 2019 suvel hakkab ta pihta, kui just mingil imekombel midagi vahepeal ei muutu. See seadus siis paneb väga rangelt asjad lukku ja tähendab meile üksjagu peavalu. Teine seadus, mis siis juba varasemalt vastu võeti, ehk siis e-sigareti
aktsiis ehk siis e-vedelike aktsiis, mis siis nagu põhimõtteliselt laieneb rohkem siis e-vedelikele, et seadmed sinna alla otseselt ei käi, siis e-vedelike siis see aktsiis on kehtiv nüüd juba, hakkas ta kehtima 1. jaanuarist sel aastal, ehk siis mõned päevad tagasi. Ja see nüüd kehtib siis nendele vedelikele, mis nüüd tulevad või tuuakse turule. Eeldusel muidugi, et nad on DPD seadused ja kõik muud asjad juba läbinud, siis kõik e-vedelikud, mis Eesti turule nüüd tulevad, peavad olema siis aktsiisiga juba maksustatud. Kõik vedelikud, mis on olnud turul enne seda või on sisse ostetud maale toodud enne seda perioodi või enne seda 1. jaanuari, siis need saavad siis ajapikendust 3 kuud ehk siis kuni jaanuar, veebruar, märtsikuuni, siis märtsikuu lõpuni vist, kui ma õieti nüüd olen ise asjast aru saanud, aga põhimõtteliselt jah, 3 kuud on siis nendel vedelikel või siis müüjatel on aega see vana kraam eest ära müüa aktsiisivabalt ja edasi siis kõik uus, mis tuleb, on juba aktsiisi all ja muidugi need vedelikud, mida ei müüda maha selle ajaga, need siis tuleb ka aktsiisi alla panna või siis tuleb aktsiisi hakata nendest maksma samamoodi. Et jah, ühesõnaga hinnad tõusevad, sinna kahjuks ei ole mitte midagi teha, suhteliselt jaburalt palju tegelikult maksustatakse, see on siis 20 eurosenti milliliitri kohta on puhtalt aktsiis, aga sinna juurde siis tegelikult tulevadki varjatud tasud ehk siis tollilao-tasu ja muud taolist maaletoomistasu, paberimäärimist-tasu ja bla. Et iga liigutus selle asja jaoks tegelikult maksab ja paraku läheb ka see siis mingil määral, see on muidugi võib-olla vähem kõvasti kui see aktsiisi keha osa ise, aga ta on ikkagi lisatasu, et siin võib oodata circa 10 milliliitrisel pudelil siis ligi 2 eurost vähemalt hinnalisa. Olen suhelnud erinevate siin Eestis tegutsevate veibimüüjatega sel teemal ja mis nemad asjast arvavad, et kuna on ikkagi toodetel on mingi teatav määr katet vahel, siis nii mõnigi on öelnud, et nad ilmselt püüavad seda natukene siluda ja vähendada siis oma kasumit või seda katet sealt vahelt selle võrra väiksemaks, et see hind väga meeletult palju suureks ja läheks, et ikkagi oleks enam-vähem mõistlik e-sigareti vedeliku osta, et ilmselgelt see teeb ta kallimaks kui tavatubakas ja see on suht kurb, eriti nende jaoks, kes on siin enam mitte nüüd suust kopsu tõmbajad, kes juba tõmbavad suuremates kogustes ja võimsamates seadmetes, siis neile läheb see kindlasti kallimaks, aga see siiski tähenda maailma lõppu, et 1,5 aastat on meil nüüd aega veel enam-vähem nautida siis häid asju, normaalseid asju ja siis kui nüüd see ainult tubakavedeliku keeld tuleb, ka see, ütleme, see ei ole tegelikult selles suhtes maailma lõpp, et kes ikkagi tahab, see saab hakkama, et mina näen juba eos ära seda, et kui see asi vahepeal ei muutu, siis mis muutub on see, et hakkab tekkima väga palju poode, e-poode, mis müüvad siis propüleenglükooli ja taimset glütseriini, sest need eraldi ei ole e-sigareti ainulaadsed tooted, need on ained, mida kasutatakse igal pool, alates kosmeetikast kuni toiduni välja, et neid asju ei saa niisama lambist aktsiisi alla panna, kui need on müügil kuskil mujal, välja arvatud e-sigareti poes. Maitsestajad, paljud e-sigaretis kasutusel olevad toidu maitsestajad on tegelikult selleks, nad on disainitud sellisel kujul, et nad ei oleks kasutajale kahjulikud, kuidas ta sisse hingab, aga nad on ikkagi toidu maitsestajana turustatud. Nii et ka toidu maitsestajatele ja maitsestajatele selles suhtes ei tule aktsiisi peale. Ühesõnaga põhimõtteliselt asi muutub natuke keerulisemaks, kättesaadavus nii ja naa, võib-olla mitte. Musta turu kasvu on kindlasti oodata sellist vähe või õigemini siis olematu kontrolliga ise tehtud vedelike levikut on kindlasti oodata ja palju muud, et kes tahab oma tervise eest siiski jätkuvalt edasi seista, aga päris loobuda ei taha, siis ongi see variant, et lihtsalt tuleb olla aktiivne foorumites ja asjades ja natuke silmad lahti hoida, et teada, kes millega tegeleb, kes mida müüb, kelle tooted on pärit ütleme siis turvalisest ja kvaliteetsest allikast, et alates sellest ajast ei saa keegi enam müüa
tooteid, mis on e-vedeliku jaoks mõeldud, aga kui sa loed läbi, mis seal toote sees on, siis sa tegelikult jõuad ise sellele järeldusele. Et ühesõnaga sükest värki on oodata üksjagu. Ja siin juba mõned üksikud viited sellele on. Siis mis nüüd veel nii-öelda ajaloost rääkides natukene või mis siis hiljuti veel toimumas oli, tuli üks väga huvitav uuring välja Itaaliast, Catania siis mingisugusest meditsiiniülikooli teaduskonnast, midagi taolist. Ühesõnaga tehti seal siis selline põnev uuring, kus vaadati nii-öelda mittesuitsetajate tervist ja võrreldi seda mittesuitsetajate tervisega, kes hakkasid veipima. Ehk siis nad ei olnud kunagi suitsetanud, lihtsalt hakkasid veipijaks või hakkasid veipima siis. Ja vaadeldi siis ja võrreldi nende nii-öelda tervislikku seisundit läbi kliiniliste katsete 3,5 aasta jooksul, mis on siis üpriski pikk periood. 3,5 aastat siis vaadeldi ja võrreldi neid, torgiti, surgiti, uuriti ja nii edasi, pidid seal tegema läbi teste ja mis iganes kehalisi ja füüsilisi ja mida iganes vereteste. Ja tulemus selle 3,5 aasta järel siis oli selline, et nende mittesuitsetajate tervis oli sisuliselt muutumatu läbi kogu selle perioodi ja mittesuitsetajate, kes hakkasid veipima, nende tervise muudatus, üllatus, oli muutumatu. Ehk siis nende süsteemist kehast kerest ei tuvastatud läbi kliiniliste testide ja katsete mitte ühtegi sellist muudatust, mida võiks lugeda ühelgi tasandil tervist kahjustavaks või väga nagu kategooriliselt muutunuks, et põhimõtteliselt nagu mitte midagi muutunud ka peale 3,5 aastat veipimist. Nii et see on tegelikult väga, väga hea selline näide sellest, et see, mida me nagu jahunud oleme siin pikka aega, on õige või vastab tõele, samuti Inglise kuningliku arstide kolleegiumi poolt siis väljastatud nii-öelda see uuring, mis ütles seal 95% vähem ohtlik, bla. Ka see on nii-öelda järjekordselt siis leidnud tõestust ja see Itaalia nii-öelda uuringu tulemust tegelikult on isegi veel paremate tulemustega, et jah, et ühesõnaga kui teaduse maailm liigub nagu ühes suunas, siis meie poliitikud liiguvad täiesti teises suunas. Ise ma käisin kohal nendel istungitel asjadel, tahtsin pea vastu lauda puruks taguda, sest see idiootsuse on lihtsalt uskumatu. Ja põhimõtteliselt meie nii-öelda vabadus ja õigus valida vabalt tegelikult piiratakse ära mingisuguste inimeste poolt, kes ei tea sellest teemast mitte midagi, ei süvene sellesse, need isegi ei huvita see. Neil on lihtsalt mingi oma idee fix ja täpselt nii hoobilt puusalt nad lasevad, et suht häbiväärne nagu mõelda, et sellised, aga sellised jorsid juhivad meie elu ja keelavad ja käsevad, poovad ja lasevad. Aga see ei ole see, millest ma tahtsin rääkida, sest see on selline rage värk, et see ajab lihtsalt närvi. Millest veel tahtsin rääkida? Veel üks põnev uudis Ameerika maalt, kus siis selgus just hiljuti väga huvitav selline asi, et Missouri osariigis, see on siis nüüd esimene nii-öelda siis osariik Ameerikas, üleüldiselt esimene poliitiline instants kogu maailmas, kes reaalselt on siis pannud nüüd seadusega paika, see seadus kinnitati just ära, see on siis nii-öelda selle osariigi seadus, aga see nüüd kinnitati ära, mis eraldab ja lööb lahku täielikult siis tubaka ja suitsud, tubakatooted ja nii edasi, ehk siis veipimine on eraldi asi, tubakas, kõik tubakatooted ja mis sellega seondub, on eraldi asi, et reguleeritakse erinevalt, et kui tubakal tõstetakse maksu, mida iganes piiranguid, keelangud, mida iganes peale pannakse, siis see kehtib ainult tubakale, veipimist see ei puuduta, et see on täiesti eraldi seisev, eraldi reguleeritud ala ja minu arust see on nagu väga kõva, see on nagu väga selline ajalooline asi, et seda ei ole varem kuskil tehtud ja loodetavasti see asi hakkab sealt nüüd levima, et kui USA's see asi nagu levima hakkab ja toimuma hakkab, siis varem või hiljem peab jõudma kätte nagu see moment, kus meie väike Eesti, kes vaatab tegelikult ka Ameerika poole üles mingil määral just poliitilises mõttes ja nii edasi,
et kui seal nagu asjad lähevad seda suunda ja meie nagu istume siin nagu mingisugused koprad oma urus ja mõtleme, et me oleme nii targad ja me teame, mis me teeme, et siis äkki sealt tuleb see mõjutus ja meie jaoks ka asi nagu muutub paremuse poole. Üleüldiselt, mida need 2 seadust tegelikult nagu Eestis tulid, mida need teevad, põhimõtteliselt me olime aastas 2011-2012, kui asjad olid ka väga ranged, nikotiin oli keelatud, bla 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 bla. Me sujuvalt tiksusime 2017 aastasse välja niimoodi, et asjad vaikselt paranesid, valik paranes, toodete kvaliteet paranes, hinnad paranesid, see äri nii-öelda ruum paranes, sest et uusi tegijaid tuli turule, uued firmad tehti, inimesed said tööd ja nii edasi, et see nagu mõjus kogu sellele tegelikult nii-öelda kõigele mõjus tegelikult hästi ja 2018 aasta algusega ja 2019 juulis siis jätkuvalt jõuame tagasi tiiruga aastasse 2012, kus palju tooteid oli põranda all, kvaliteet oli ebamäärane, kontrollida seda oli raske kui mitte võimatu ja nii edasi, et need vähesed, kes nagu tegid ausalt seda asja, neid oli vähe ja paraku praktika näitab, et selliste piirangute ja keeldudega see asi läheb väga kiiresti alla mäge ja samasse kohta tagasi. Ehk siis 2012 tegelikult siis saabus meie kui veipijate endiste suitsetajate jaoks. Aga see selleks. Tuleviku mõttes, kui me räägime siis sellest, mis on tulemas, millest tasuks nagu kinni haarata, lootust ja nii edasi, et ma näin nagu hästi palju sellist paanikat ja hirmu rahva seas ka, et nüüd ma jätangi veipimise maha üldse ja ma ei tea, variant A, lähen tagasi suitsu peale, variant B, mida on ilmselt siis vähem, ehk siis ei suitseta ega veibi enam üldse. Et sellist nagu paanikat on nagu natukene näha, et kõik kukuvad nüüd oma asju maha müüma ja mis iganes, et selles suhtes paanikaks ei ole põhjust. Fakt on see, et me jääme ellu, kes tahab jätkata veipimisega, ei taha suitsetamisega uuesti alustada ja nii edasi. Me jääme ellu, et alternatiivid on alati olemas. Selles suhtes jah, natuke keerulisemaks lähevad asjad ja päris palju rõhku tuleb nüüd nii mõnelgi inimesel võib-olla panna ise tegemisele, ise vedelike tegemisele, eks just, et tegelikult nikotiini boosterid on jätkuvalt saadaval ka peale aktsiisi ja peale 2019 siis suve, eks ju, et seda on kõik alles. Ülejäänud materjalid, vajalikud asjad, kõik samamoodi tegelikult jäävad alles natuke teises vormis saadaval, mitte võib-olla e-sigareti poodides igal pool mujal, aga see kõik jääb tegelikult alles. Kõik ise tegemiseks vajalikud asjad tegelikult on võimalik maha müüa kelle iganes poolt, kui ta on kvaliteetsest allikast pärit, muidugi oleks nagu eriti hea, aga kõik need asjad on jätkuvalt kätte saadavaval aktsiisivabalt, et tegelikult ainult nikotiinisisaldusega e-sigareti vedelik jääb aktsiisi alla ja kui baas või maitsestaja on e-sigareti poes müügil, siis ta on aktsiisitav. Kui seda müüb iluteenindusega tegelev pood või toidu, ma ei tea, pagari kuradi pood või mis iganes pood, siis ta ei lähe aktsiisi alla. Et väga kahe otsaga asi, aga nii ta on ja tegelikult see näitab ka seda, või see tähendab seda, et need asjad ei kao kuskile, nad jäävad alles. Nii-öelda e-vedelikuna kasutatavad vedelikud ehk siis VG põhine maitsestaja sees. See võib väga hästi, tegelikult see ongi lahjendatud maitsestaja otse toidu tarbimiseks näiteks või mida iganes, et ehk siis nii-öelda pre-made vedelikud, mis on kontsentraat pluss baas, kõik on juba olemas, eks ju, kvaliteetsest brändist pärit, neid asju mujal, kus nii idiootseid reegleid ei ole kui meil on, siis neid asju müüakse sellise nimel nagu short fill, ehk siis sul on 60 pudeli, 50 milli circa on sul siis maitse ja baas juba olemas ja pane booster peale ja 3-milline vedelik on olemas, et natukene rebrändida ja see asi on lahjendatud toidu maitsestaja, et nikotiini seal ei ole, ülejäänud koostisosad on kõik toidutööstuses kasutatud, nii et aga palun, et need asjad ei kao kuskil ära, me leiutame ja mõtleme niikuinii midagi välja, et need seadusandjad võivad leiutada, mis nad tahavad, nad ei suru seda asja maa alla enam, nad ei suru seda, sest me oleme lihtsalt neist kavalamad. Samal ajal peame jälgima muidugi seda, et
et kvaliteet ja ohutus jääks püsima, et see veipija saaks ikkagi oma ohutu toote kätte. Et jah, ühesõnaga sellepärast muretseda ei tasu, kõik ei ole läbi, me jääme ellu, me saame hakkama, lihtsalt võib-olla ühest otsast natukene see hind tõuseb, eks ju, kuusterid lähevad näiteks kallimaks ja nii edasi, et ja teine asi, kindlasti mainin ära, kellel on nagu siuke mõte, et et ma ei tea, kas ma ikka ise viitsin teha ja on veel üks väike päästerõngas, kui sul on tuttavad mis tahes muus Euroopa riigis, Ameerikas, kus iganes, kus on vabal turul veibitooteid kätte saadavad, siis Eesti seadus keelab müüa välismaalastel siia tooteid, ehk siis meie mõistes ma ei tohi osta näiteks UK veibipoest ühtegi toodet, sest et see on siis tubakaseadusega keelatud, toll, kui sellega vahele jääd, siis toll võtab selle ära, praegu sellest vist jätkuvalt veel trahvi ei saa, aga toodetest jääd ilma tõenäoliselt ka rahast, sest nad ei viitsi neid asju tagasi saata, nad lihtsalt saadavad need utiliseerimisele või hävitamisele, nii et sa jääd lihtsalt rahast ilma, aga seadus ei keela ega piiritle koguseid sellisel puhul, kui eraisik saadab eraisikule tooteid, ehk siis teisisõnu peale aktsiisi jõustumist, siis esimestel siin aastapäevadel juba ja nii edasi on minuni jõudnud e-vedelikke, on jõudnud minuni paar paaki seadet ja nii edasi, nii et eraisikuliselt võib saata e-sigareti välismaalt sulle inimene täiesti vabalt. Lihtsalt ei tohi olla ühtegi mingit e-poe nimetust, märgistust, mitte midagi peal, mingid arveid ei tohi kaasas olla. Ja ma ei tea, paki peal lihtsalt käsitsi kirjutatud isik A saadab isikule B ja kogu lugu on ju. Et eraisikulises pakis on jätkuvalt võimalik neid asju ikkagi saada, nii et jah, kellel on tutvusi piiri taga, anna aga minna, mingit probleemi ei ole. Et mida ma tahan sellega öelda on see, et see ei ole ideaalne lahendus, see ei ole see, mida me tahaksime, me tahaks toetada Eestis müüdavaid asju, me tahaks toetada, eks ju, Eesti ettevõtjaid ja nii edasi, aga kuna seadusega meil tehakse see praktiliselt võimatuks, siis hea küll, riik ei taha saada oma makse nii, nagu nad varem seda korjasid rõõmsalt, siis mis teha, edu neile sellega, et toetame siis välismaad. Siin juba hästi palju käib juttu sellest, et Läti ja Leedu, et küsitakse, kus seal veibipoed on ja värgid ja hakkame sealt aga tooma rõõmsalt, et jah, Läti 5 rikkama Euroopa riigi hulka sponsoreeritud by Eesti. Jah, ühesõnaga, see selleks. Igal juhul mul mõte juba jookseb veits kokku, aga jah, elu ei ole läbi, elu ei ole lõppenud, midagi ei ole otseselt kadunud, peame natuke rohkem nihverdama, nii nagu varem pidime seda tegema ja nii edasi, mugavus võeti käest ära, aga miski pole läbi. Ja muidugi see ei tähenda seda, et sõda ei jätku, kaklus ei jätku, et me ikkagi madistame edasi, et ei saa seda asja nii jätta, et laseme neil lihtsalt pähe istuda, paika panna ja nägemist on ju, et me ikkagi laamendame edasi sel teemal ja püüame nagu seda asja uuesti korda saada. Ja sel teemal rääkides viimaseks asjaks tahaks siis öelda, et on tulemas jätkuvalt siis töös tarbijate liit, e-sigareti tarbijate liit, et eraldi, kus on ainult tarbijad, sest tarbijad ei võitle mitte raha nimel või enda kasumi nimel, vaid nad võitlevad oma tervise nimel. Ja see liit on nüüd jätkuvalt veel tegemises, ma praegu ei tea, kui kaugel, mis sellega toimub ja nii edasi, aga kui natuke täpsemad infot on selle kohta, siis ma kindlasti jagan seda teiega ja sinna peaksid kõik tarbijad kindlasti tulema, et me üheskoos jätkuvalt saaks edasi võidelda oma õiguse eest. Igal juhul sellega ma tahaks tõmmata tänase vlogi kokku, oli oluliselt lühem kui tavaliselt, sest muud segmendid jäid seekord ära, aga varsti tuleb uus ja siis juba tavalises rütmis. Igal juhul soovin kõigile head uut aastat, tugevat vaimu ja loomulikult ei midagi muud kui seda, et jätkame veipimisega ja me jääme ellu või nagu, mis ta oligi ütles, et ükskord me võidame nii. Jah, ühesõnaga, aitäh, et vaatasite, näeme teiega varsti jälle ja tšau!